loodan. Ja, kõik toimib. Mina olen Marko Mölder, EHISe peakasutaja ja täna räägime nendest muudatustest, mis siis alusharidusreformiga seotuna on nii-öelda need muudatused, mis puudutavad siis infosüsteemi EHISt. Ja päevakorras on meil tegelikult siin palju teemasid, aga need jaotuvad laias laastus tegelikult on 3 sorti muudatusi. Ühed on need, mis puudutavad asutuste ja siis varasemalt tegevuslubade ja koolituslubade liigitusi. Ehk siis, et need muudatused, mida seadus ette nägi, need muudatused me oleme teinud EHISes juba ära ja nii asutused kui ka senised load on siis uuele liigitusele üle viidud. Teine suurem plokk, millest räägime, on laste andmed. Ja seal sees võib-olla kõige olulisem osa ongi see, mis puudutab seniseid erivajaduste ja tugiteenuste andmete kogumise muudatusi. Marko, vabandust, et sul natukene ikkagi vajaks timmimist see esitluse vaade, et praegu osa teksti jääb peitu. Nüüd me teksti näeme jah, aga kas sa seda esitluse vaadet saad ka katsetada? See on väga hästi nüüd. Aitäh. Kus ma nüüd jäin? Et senine erivajaduste ja tugiteenuste andmete plokk, mis on lapse juures, mida me oleme seni kogunud, see nüüd on oluliselt muutunud hästi sarnaseks sellega, mis on tegelikult ka üldhariduses. Ehk siis, et see on nüüd lapse osas võib-olla kõige olulisem osa. Sellega kaasnevalt on siis nõustamismeeskonna soovitused, mis on ka uus asi ja seda me kõike ka näitame, et kuidas see nõustamismeeskonna soovitused EHISesse jõuavad, kuidas kool neid näeb, mis siis tegema peab, et ka seda sisu näha. Ja õpilasega seotud viimane muudatus on koolivalmiduskaardi lisamine. Ehk siis, et kui laps lõpetab lasteaia, siis on kohustuslik lisada lapse juurde koolivalmiduskaart. Ja seda koolivalmiduskaarti näidatakse automaatselt koolile esimese kooliastme jooksul. Ehk siis, et kui ta ka vahetab vahepeal seal kooli esimeses või teises klassis, et siis on alati koolile näha selle esimese 3 klassi jooksul. Ja kolmas on õpetajad. Võib-olla kõige lihtsam meie jaoks abiõpetajad, lapsehoidjad. Me oleme täiendanud ametikohtade loendit ja need abiõpetajad, lapsehoidjate andmed on võimalik EHISesse kanda. Nii nagu ja kogume nende kohta samu andmeid tegelikult nagu ka õpetajate kohta. Aga nende liigituste juurde esimese osana. Tegevusload ja asutamise otsused. See tegelikult peaks siin kohe täpsustama seda, et mida me selle asutamise otsuste all mõtleme. Et kui meil varem olid erapidajatele väljastati tegevuslubasid ja see on ka täna nii. Ja kohaliku omavalitsuse lasteaedadele väljastas siis minister oma käskkirja alusel koolitusloa. Nüüd seadusega see kord nüüd muutub. Minister enam koolituslubasid ei väljasta ja lasteaiale tekib siis õigus õpet läbi viia puhtalt omavalitsuse otsuse alusel asutada lasteaed. Et see asutamise otsus selle vana koolitusloa asemel on selline natukene kohmakas termin, tahab harjumist, aga seda on selle all mõeldud. Nii tegevusload kui asutamise otsused liigitatakse siis edaspidi järgmiselt. Et meil on lasteaed, siis on eraldi täpsustavalt lasteaed, milles on hoiurühmad ja kolmas on siis lastehoid.
seni oli meil EHIS-es, jah, keegi tahtis täpsustada. Seni olid meil EHIS-es kõik koolieelsed lasteasutused. Et nüüd tekib see täpsustus. Kas keegi tahtis midagi küsida juba? Tundub, et ei. Mis on nüüd veel muutunud seoses lubade ja asutamise otsustega? Suur muutus on see, et kõik tegevuskohad määratakse edaspidi loa juurde aadressi täpsusega. Ja tegevuskoht kui selline tähendab tegelikult ühte konkreetset ehitisregistri hoonet. Ühel aadressil võib olla mitu hoonet, aga see kõige nii-öelda detailsem tase ongi siis üks konkreetne hoone. Ja need hooned peavad olema nii era- kui KOV puhul kantud siis kas siis tegevusloale või siis sinna asutamise otsuse juurde. Ja õpet tohib siis läbi viia ainult nendes hoonetes, mis on nendele kantud. Nii. Ja siin on nüüd mõned erisused seoses nende lubade ümberliigitamisega. Need load ministri käskkirja alusel ehk siis, et koolitusload on alates septembrist 2025 suletud. See muudatus on EHIS-es tehtud ja seda ma ka näitan. Ja nüüd nende alusel on loodud EHIS-es täpselt sama kuupäevast alates uus õiguslik alus tegutsemiseks. Ja selle aluseks, selle otsuse aluseks on siis puhtalt juba KOV-i otsus. Ehk siis, et kui ennem oli koolitusload, mille väljastas minister, tuli omavalitsusel taotleda eraldi luba, ministeerium menetles ja minister oma käskkirjaga siis kinnitas, siis nüüd piisab sellest KOV-i otsusest ja eraldi nii-öelda ministeerium sinna ei sekku. Ja see muudatus tegelikult tähendabki seda, et me oleme need vanad ministri käskkirja alusel väljastatud load sulgenud ja teinud siis uue õigusliku aluse ka uued load. Ja seda sellepärast, et tegelikult ka need asutuse liigitused ja muud liigituste muudatused, et meil oleksid andmed ühel alusel. Nende kohta, kes olid varem ja nende kohta, kes nii-öelda uue süsteemi järgi alles tulevad. Veel mõned erisused. Lasteaed põhikoolide puhul, kellel on väljastatud üks koolitusluba. Nende puhul me jäi see luba alles sellisel kujul, nagu ta on ühe loana, aga me oleme seal sees nüüd eraldi eristanud aluse ja üldhariduse poolt. Üldhariduse pool ei muutunud. See toimub endiselt ministri käskkirja alusel, aga alushariduse puhul me siis täpselt samamoodi selle ühe loa sees, siis tõime selle alushariduse eraldi välja ja selle tegutsemise aluseks on siis kohaliku omavalitsuse otsus. Erapidaja puhul tähendab lastehoiu, lasteaia tegevuskoha lisandumine või muutmine, kohustus taotleda tegevusloa muutmist. Ehk siis, et erapidajate puhul seda vabadust ei ole antud, erapidajad peavad ikkagi samamoodi nagu seni tegema siis tegevusloa saamiseks ministeeriumile taotluse. Kohaliku omavalitsuse puhul piisab, kui ta selle tegevusloa kui ta saadab meile asutamise otsuse. Ja seda ka siis juhul, kui ta näiteks aja jooksul need tegevuskohad muutuvad. Saadab meile teavituse, me registreerime selle enda dokumendiregistris ja teeme selle pealt siis vastavad muudatused EHIS-esse. Edasi. Kehtivate tegevuslubade või KOV asutamise otsustele lisame automaatselt kõik hooned, mis on lasteaed või lastehoid seni oma asutuse hoonete andmetesse tegevuskohtadena kandnud. See nüüd tahab natukene selgitamist.
meil täna olemasolevates lubades ei olnud tegutsemise kohti. Me liigitasime nad nüüd ümber, aga tegutsemise kohti seal endiselt ei ole. Aga need peavad sinna saama. Ja selleks nüüd, et seda neid ei oleks vaja teil hakata kogu seda käsitööna uuesti neid hooneid sinna lisama, siis me toome asutuse alt, täna asutuse all kirjeldatud hooned, toome sinna loa juurde automaatselt. Seda ei ole veel tehtud, aga me paari nädala jooksul seda teeme ja anname sellest kindlasti teile eraldi kirjaga ka märku ja koos juhendite ja selgitustega, kuidas seda kõike siis seal korrastada. Ehk siis, et me toome üle need hooned, mis on asutuse juures ja siis on tegelikult võimalik neid kuni 31. augustini 2026 üleminekuperioodi jooksul siis korrastada. Aga hetkel ei saa seda teha ja palume natukene kannatust, et paari nädala jooksul me selle ettevalmistuse teie jaoks siin ära teeme ja saadame ka siis juhendid, kuidas nende hoonete andmeid seal tegevusloa või siis asutamise otsuse all saab korrastada. Nii, tegevusload, asutamise otsused, asutuse tüübid, jälle liigituse teema tegelikult. Alamtüüpidena oli meil varem kasutusel erilasteaiad ja lastesõimed. Selline liigitus kaob ära ja asutused, lasteaed kui selline, siis liigitubki 3. Ja tegelikult täpselt samasugune põhimõte või liigitus, nagu oli ka lubade puhul. Et see on selline läbiv osa. Ehk siis, et meil on alushariduse puhul, meil on 2 tüüpi, meil on lasteaed ja lastehoid ja lasteaed siis omakorda alamtüübina. Lasteaia alamtüübina on siis eraldi lasteaed, milles on ka hoiurühm. Mis on veel, ja see on kõik EHIS-es juba tehtud ja liigitatud. Et kui teil on küsimusi ükskõik milliste liigitamiste kohta, kas need on nüüd tegevusload või on need asutuse juures või me hiljem räägime ka näiteks rühmaliikide muudatustest, et siis kõik need selgitused ja need vastavustabelid, vanad ja uued väärtused on EHIS-e kasutusjuhendis. Võib-olla keegi saab siia chati panna selle lingi, saate kohe vaadata. Mis veel muutus asutuste puhul? Asutuste puhul on kärbitud lisaandmete loetelu. Ehk siis, et me kogume asutuse alla lisaandmeid, selliseid statistilisi näitajaid ja nendest siis seda koormust on teil vähendatud, nendest ei koguta enam mänguväljakut, tööpäevade arvu, lapse kohaloleku päevade arvu, laste keskmise nimestikulist arvu. Ehk siis need andmed ei ole enam aktuaalsed ja analüüsides ei kasutata ja meil ei ole põhjust neid teie käest küsida. Nii. Aga ma vahepeal proovin vahetada seda akent ja näidata EHIS-is seda, et kuidas see asutuste ja lubade muudatused siis tegelikult ka EHIS-is välja näevad. Sa lõpetasid jagamise ära praegu? Jah, natukene. Ma tahtsin näidata seda, kuidas siis EHIS-is see asutuste ja lubade liigitus välja näeb.
see on nüüd näha teile ilusti. Ja, on. Ehk siis, et kus ma nüüd olen, ma olen EHIS avalikus vaates, ehis.edu.ee. Siin on avalikud andmed asutuste, õppekavade, tegutsemise õiguste kohta. Nüüd siin õppeasutuste liigina, millest ma siin rääkisin ümberliigitamisest, on meil tekkinud siis seesama liigitus siia asutuse liigina. Meil on lasteaed ja siis on lasteaed 2 alamtüüpi, lasteaed, milles on rühmad ja lastehoiu. Nüüd, kui ma siin seda otsin, siis need olemasolevad lasteaiad on siis uude liigitusse ümber tõstetud. Võtan siit ühe lasteaia näiteks ja siit tema tegutsemisõiguse. Ja siit on nüüd näha see kõige klassikalisem muudatus, mis me tegime, ehk siis, et Algasniidu lasteaed, talle oli varem väljastatud koolieelse lasteasutuse tegevusluba. Võtan sellega lahti. Siis, mis oli antud siis ministri käskkirjaga. See on muudetud kehtetuks alates siis 1. septembrist 2025 ja juurde oleme lisanud siis selle selgituse. Et need lubade muudatused on avalikult kättesaadavad, et kellelgi ei tekiks segadust, mispärast massiliselt on mingisuguseid lubasid suletud, et siis see info on tegelikult siin kõik olemas. Et see on suletud alusharidusseaduse paragrahv 50 alusel. Ja nüüd juurde, ehk siis, et meil ei tekkinud sinna vahele mingisugust õiguslikku vaakumit, täpselt sama kuupäevaga on siis uus luba ja selle alamliik on siis alushariduslasteaias, milles on hoiurühmad. Mis siin pildil nüüd valesti on, ja siis see tegevusloa väljaande otsus, ehk siis, et see ei ole enam, selle aluseks ei ole enam see ministri otsus, vaid selle aluseks ongi siis volikogu otsus asutada lasteaed. Mis siin pildil veel selle kloonimise või ületoomisega valesti on jäänud siia alles veel viited sellest vanast loast, ministri käskkirja viited. Et need numbrid me võtame siit maha, et siis tekib siia loa juurde selline puhaste andmetega õige luba. Ja teine, mida me siin pildi peal veel muudame ja kohendame, on need mõisted. Et kui meil varem olid koolitus- ja tegevusload, siis meil nüüd on asutamise otsus omavalitsuse koolitusloa asemel ja erapidajatel siis tegevusload. Ja seda kõike, seda liigitust saate oma andmete pealt vaadata ja kui on küsimusi, siis EHIS tugi kindlasti teid aitab. Ma näitan veel, ma ei tea, kas see juhend pandi, ma näitan siia vahele lihtsalt seda, et ma mitmes kohas rõhutan seda, et me oleme koondanud tegelikult kogu selle tarkuse nii sisu mõttes kui ka nende muudatuste mõttes EHIS-e kasutusjuhendisse. Ja EHIS-e kasutusjuhend on hästi lihtne, on EHIS.ee. Siin üleval menüüs on kasutusjuhendid. Ja siit natukene kerida on registripõhised, 3. plokk, registripõhised kasutusjuhendid ja selle all on siis alushariduse lasteasutuste lisaandmete juhend. Et siin on tegelikult kogu see alusharidusseadustega toimunud muudatused, võimalikud liigitused, kõik tabelid on olemas. Et see on kindlasti koht, mida tasub vaadata. Nii palju siis äkki asutuste ja lubade osas. Ma näitan nüüd uuesti slaide. Praegu on teil vist ikkagi halvasti näha jälle, jah? Hetkel on jah, halvasti näha.
Nüüd on parem. Nüüd on hästi, nüüd on hästi. Mhm. Ja see EHISE juhend on chatis, on see link olemas ka, et keda huvitab, siis saab hiljem. Väga hea. Lastega seotuna, kui me asutused lõpetasime ära, et lastega seotuna esimene asi on rühmaliigid. Need rühmad on EHISEs eraldi hallatavad. Mõte on see, et kõigepealt luuakse rühm. Rühm saab ja siis laps seotakse rühmaga. Et seal midagi uut ei ole. Mis on uus, on see, et varasema rohkem kui 10 rühmaliigi asemel tekkis siis 4 rühma. Jälle see vastavustabel uute või tähendab vanade kehtinud rühma väärtuste ja uute vahel on olemas EHISE seal kasutusjuhendis. Kõik senised rühmad on automaatselt ümber liigitatud. Ehk siis, et need, mis teil olid varem, ühtegi rühma kuhugi kadunud ei ole, ainult tema liigitus on muutunud. Aga jälle täpsemalt saate vaadata oma andmetest ja saate vaadata juhendist. Nüüd me oleme jõudnud õppuri juurde ja see on võib-olla kõige selline põhimõttelise muudatus, mis puudutab lapsi. Uue korra alusel hakatakse rakendama tõhustatud erituge. Kaotatakse eri lasteaedade rühmade erisus. Andmed rakendatud tugiteenuste kohta on nähtavad lasteaiale või koolile, kuhu laps edasi liigub. Seda nüüd enne ei olnud. Ei olnud enne, kui meil varem oli ainult kasutusel üldine tugi ja kui te mäletate, meil oli erivajaduste ja tugiteenuste see lehekülg. Ja seal olid ainult nii-öelda üldised toed, siis nüüd on juurde tulnud see tõhustatud ja eritoe liigitus pluss siis need tugimeetmed. Uus on ka see, et rakendatud tugiteenuste kohta on siis andmed näha ka järgmisele lasteaiale või koolile. Ehk siis, et kui laps läheb lasteaiast kooli, siis on näha see, et missuguseid tugimeetmeid on talle lasteaed rakendatud või kui ta vahetab lasteaeda, siis täpselt samamoodi. Et selline võimalus nüüd on uue seadusega antud. Teine asi, mis seal rõhutada, mis on ka uus, lasteaedadele on antud õigus õppimiskohustuse edasilükkamise otsuse tegemiseks. Ja need andmed neid andmeid me kogume samamoodi selle toevajaduse ja tugiteenuste lehel. Seda me ka kohe näitame. Lihtsalt käin need põhimõtted veel üle. Ja õppimiskohustuse edasilükkamine tähendab, et laps võib veel ühe õppeaasta käia lasteaias. Ja see, miks on see nüüd oluline, on see, et see võib tulla tegelikult 2 kohast. See õppimiskohustuse edasilükkamise võib otsustada nõustamismeeskond. Ja siis ta tuleb juba automaatselt läbi selle nõustamismeeskonna otsuse, aga seda võib ka otsustada teatud tingimustel lasteaed ise. Ja see on vaja sinna märkida. Miks on see oluline, on see, et me kooli poolt seirame õppimiskohustust. Ja kui ta on nüüd selle õppimiskohustuse eas ja tal ei ole seda edasilükkamist, see tähendab seda, et ta justkui ei täida kooli kohustust. Et see on kindlasti oluline seal ära märkida, et ei tekiks seal õppimiskohustuse järgimise juures segadust. Juba täna nii-öelda varasemad siis tugimeetmed ja erivajadused, mis meil olid see vana plokk, nende andmed on automaatselt üle viidud uue liigituse alla. Neid uuesti sisestama ei pea. Ehk siis, et midagi ei ole kadunud, neid uuesti sisestama ei pea, küll aga peab neid kindlasti üle vaatama ja korrastama, sellepärast, et kogu süsteem on muutunud. Nii, veel natukene põhimõtteid ja siis ma läheks juba sinna näiteks seda, kuidas see lapse juures nende toevajaduse ja tugimeetmete osa välja näeb ja nõustamismeeskonna soovituse osa ka. Aga põhimõtted. Mis siis juhtub, kui nõustamismeeskond on andnud lapse kohta soovituse?
sellisel juhul me saadame EHIS administraatorile, kes on siis lasteaias määratud EHIS administraator. Tema saab siis e-kirjaga teavituse. Ja samamoodi me kuvame seda EHIS-es nii-öelda sinna alamsüsteemi sisselogimisel. Seal on eraldi teated. Seal on siis näha, nii-öelda me saadame teate selle kohta, et sellele lapsele on tehtud sellise numbriga soovitus. Seal ei ole soovituse sisu. Nüüd see järgmine samm, kui see teavitus on tulnud, tuleks siis lapsevanemaga ühendust võtta, küsida lapsevanema nõusolekut nende soovituste rakendamiseks. Ja kui see nõusolek on antud, tuleb see nõusoleku fakt, mitte dokument ega midagi muud kanda EHIS-esse. Ja nüüd selle alusel, kui nõusolek on kantud EHIS-esse, siis selle alusel me näitame selle soovituse sisu. Kui me seal teates näitame ainult seda fakti, et sellele lapsele on selline soovitus või sellise numbriga soovitus tehtud, siis kui see nõusolek on EHIS-esse lisatud, siis me näitame ka seda, mis selle soovituse sisu on, milliseid tugimeetmeid nõustamismeeskond soovitab siis rakendada. Ja nõustamismeeskonna soovituste andmeid uuendatakse 2 korda ööpäevas. Ehk siis, et kui te hommikul lisate nõusoleku, siis lõunaks on see sisu ilusti lapse juures näha. Nii. Ma räägin selle koolivalmiduskaardi ka ära ja siis me saame minna juba vaadata, kuidas lapse juures need asjad välja näevad. Koolivalmiduskaart EHIS-e mõttes ongi tegelikult üks koht, kust on siis võimalik lapse juurde lisada failina nii-öelda koolivalmiduskaart. Andmete säilitamise tähtaeg on 3 aastat, ehk siis kuvatakse koolile esimese 3 klassi jooksul. Koolivalmiduskaardi peavad siis lasteaia lõpetamisel sisestama lasteaiad. Ilma selleta ei saa last sealt lasteaiast välja arvata ja lastehoidudel seda kohustust ei ole. Aga ma näitan, nüüd lõpetan selle slaidide jagamise ära, ma näitan nüüd uuesti seda EHIS-e osa. Ja nüüd juba siis seda osa, mis puudutab last. Ehk siis, et ma olen praegu testkeskkonnas. Me oleme loonud sellise, ütleme siis testasutuse. Siin ei ole päris kooliga midagi või lasteaiaga midagi pistmist. Ja siia alla, ühesõnaga, need on kõik tõesti andmed, need ei ole päris andmed, need on rahvastikuregistri test, isikukoodid ja kõik muu. Nii, ma tegelikult võib-olla nüüd tagurpidi tulen natukene selle asjaga. Ma loodan, et kõik on tuttavad ja kursis sellega, kuidas laste andmete muutmine EHIS-is käib. Mida ma siin näitaks, ma jätaks selle tugiteenuste osa nüüd kõige viimaseks, aga ma näitan enne ära paar asja, mis siin on, millest me tegelikult rääkisime. Me rääkisime rühmade liigitusest. Et siin on üks oluline koht, mis vist ennem jäi ütlemata. Meil on nii-öelda need uue liigitusega rühmad ja mis on tegelikult siin rühma juures veel oluline, on see, et rühmal on asukoht. Siin on küll natukene kummalised hooned test andmebaasis, aga rühmal on asukoht. Ja see asukoht siia rühma juurde võetaksegi nüüd sealt asutamise otsuse või siis tegevusloa juurest erapidaja puhul. Ehk siis, et seda täna ei ole ja seda me kuidagi migreerida ka ei saa. Ehk siis, et tegelikult me alustame sellest, et me toome, ma kordan üle, toome olemasolevad hooned, mis on täna juba lasteaiad oma
asutuse juures kirjeldanud. Toome need lubade juurde. Lubade juures on vaja need korrastada ja kui need on korras, siis on vaja need määrata siis rühmade juurde. See on nüüd üks oluline asi. Nüüd teine, mis ma veel välja tooks, on siis koolivalmiduskaart. Seda on võimalik lapsele määrata 2 kohast. Üks on siit õppimise menüüst ja teine on siis eraldi tegevusena lasteaiast lahkumine. Ehk siis, et siin kontrollitakse seda, et see koolivalmiduskaart lasteaedade puhul oleks kindlasti olemas, enne ei saa siis lasteaiast välja arvata. Õppimise juures saab seda lihtsalt õppimise andmete juurde märkida failina. Siin on üks näide ka. Ja lasteaiast lahkumise menüüs on ta tegelikult samamoodi. Ta on siin juures, siit tuleb valida see lahkumise põhjus ja koolivalmiduskaart. Nii, mis on nüüd veel, kui see võib-olla see kõige keerukam, kõige olulisem osa. See on nüüd täitsa uus pilt. Ma mõned asjad räägin ära ja ma loodan, et Piret on meil siin olemas, et Piret eksperdina saab ka seda sisu natukene kommenteerida. Aga mis siin on? Hästi lai pilt. Meil oleme, või see kogu see nii-öelda toe määramise osa on siis liigitatud või jaotatud järgmiselt, et kõigepealt on toe vajadus ja siis tulevad tugiteenused, mis on siis liigitatud 3. On eritugi, tõhustatud, üldine tugi. Mida me siin EHIS-e juures teeme, on see, et me kontrollime, et alati saab olla ainult üks tugi. Ei saa olla üldist tõhustatud tuge korraga. Seda lihtsalt andmeid ei ole võimalik salvestada. Ja ka sisulises mõttes ta niimoodi ei saa ka olla, et on üldine tõhustatud tugi koos või siis need teised. Et on toe liik, ehk siis, et meil oli toe vajadus, meil on toed liigitatud 3. Ja siis on eraldi tugiteenused, tugispetsialisti teenus, õppekorralduslikud tugimeetmed, muud tugiteenused. Ja nüüd siin on nüüd see koht, millest ma ka enne rääkisin, õppimiskohustuse otsus. Siin antud juhul on nii nõustamismeeskond kui ka siis lasteaed teinud selle otsuse. Õppimiskohustuse alguse edasilükkamine. Et see võib tulla nii nõustamismeeskonnalt, aga see õigus on antud ka lasteaiale. Mis siin veel oluline on? Võib-olla hakkame siis sellest nõustamismeeskonna otsusest siit peale. Meil on, nii nagu ma enne ütlesin, kui ma siia nüüd nii-öelda lasteaiana sisse login ja on tehtud uus nõustamismeeskonna soovitus, siis ma saan teate. Kohe sisse logides ma saan teate, et sellele lapsele ahtiikuusku on väljastatud sellise numbriga otsus ja sellega peaks hakkama tegelema. Nüüd, ja see otsus on siis näha ka selle lapse juures, nagu ma just näitasin. Ma võtan siit otsingust, meil on lihtsalt üks testisik, kus on olemas ka see soovitus, siis siin tugimeetmete lehel on tegelikult kõik ilusti olemas. On need nõustamismeeskonna otsused. Võtan siia. Siin antud juhul, siin on jälle testandmed, see alumist osa rida peaks ignoreerima. See ülemine osa näitab seda, et on tehtud otsus ja siia on lisatud juba nõusoleku kuupäev. Ja seda nõusolekut saab lapsevanem tagasi võtta, sellepärast on ka siin siis võimalus muuta. Ehk siis, et ilma lapsevanema nõusolekuta neid soovitusi rakendada ei saa. Nüüd
mis siis juhtub, kui see nõusolek on siia lisatud, nii nagu praegu siit näha on, siis juhtub see, et selle nõusoleku sisu, et siia tekib uus veerg, nõustamismeeskond ja seal nõustamismeeskonna soovituse sees siis konkreetsel juhul on toevajadusena määratud aktiivsus tähelepanu häire. Talle määratud tõhustatud tugi, eripedagoog ja nii edasi, õppimiskohustuse edasilükkamine. Ehk siis, et need andmed me loeme sellele samale vormile sellest soovitusest ja näitame neid välja, et nad oleksid teil mõlemad silme ees. Siin see vasak veerg on see, mida siis lasteaed määrab ja need nõustamismeeskonna soovitused, neid muuta ei saa. Need on, kui nõusolek on antud, siis neid alati siin ka niimoodi kõrvale kuvatakse. Mis siin veel on? Eraldi on ajalugu. Jälle seesama õpilase juures tugimeetmete lehel on näha, mis sellele lapsele on siis varem rakendatud. Ja seda ka siis, kui seda on teinud teine asutus, kui ta on näiteks lasteaeda vahetanud, et siis on need asjad siin alati näha. Aga võib-olla siis ma panen nüüd tagasi selle üldise lehe ja äkki siis Piret saad natukene neid põhimõtteid määrata, et mis ma veel ütlen, jälle tulen juhendi juurde tagasi. Juhendis me oleme püüdnud lahti seletada hästi detailselt kõikide nende väärtuste osa, ehk siis nende sisu, kellele määrata. Ühesõnaga jah, et mis need tähendavad ja kellele, mis juhtudel siis neid peaks kasutama. See on seal detailselt olemas. Ja nüüd sõna mulle. Jah, kui sa oleksid Liba. Ja, tere, mina olen Piret Liba. Ja alushariduse seadusega me ju ühtlustasime lapse toetamise ja tugisüsteemide põhimõtteid ja korraldust siis selle põhikooli ja gümnaasiumi seaduse regulatsiooniga, eelkõige just selliseks üleminekute sujuvamaks toimimiseks ja seetõttu siis ka need andmed, mida siis hariduse infosüsteemis lapse kohta on võimalik märkida, on nüüd üles ehitatud sarnase loogikaga, nii nagu ta on siis üldhariduskooli vaates. Ehk et ka varasemalt oli võimalik siis lapse kohta märkida erivajadusi ja tugiteenuseid, küll aga see loetelu täna on siis sisukam ja jaotatud ka siis nendesse erinevates lõikudesse. Ehk et tegelikult nii nagu Marko juba rääkis, et siis on võimalik EHIS-esse märkida toevajadused ehk et see seisund või olukord, millest tingituna laps siis tuge vajab. Ja lisaks siis need tugiteenused ja tugimeetmed, mida siis selleks, et lapsele see vajalik tugi tagada, mida sellele konkreetsele lapsele osutatakse. Ja selle loetelu ülesehitamisel on siis ühtepidi peetud silmas seda, mis alushariduse vaates täna olemas oli, kui ka seda, et need klassifikaatorid oleksid pigem sarnased siis üldhariduskooli klassifikaatoritega just selle sama sujuva ülemineku eesmärgil ja teisalt, et siis kõik need tugimeetmed, mida alusharidusseadus ette näeb või võimaldab, et need oleksid kenasti ka leitavad sellest klassifikaatorist. Ja kõige olulisem ongi tegelikult siis vaadata lapsele otsa, et mis need tema vajadused on ja kuidas teda parimal viisil märkida ja see, mida te siis lasteaias lapsele pakute, selle sinna konkreetselt märkida saategi.
kui need on tugimeetmed, mille on soovitanud siis kooliväline nõustamismeeskond, siis nii nagu Marko ka juba rääkis, et kui see soovitus on antud ja lapsevanema nõusolek on olemas, et siis ka need koolivälise nõustamismeeskonna poolt soovitatud tugiteenused ja meetmed, et nende kohta siis ka info seal lehises kenasti olemas on. Ja tõepoolest seal juhendis on siis detailsemalt lahti kirjeldatud või kirjutatud, et mis on ühe või teise klassifikaatori märkimise aluseks. Erinevalt nüüd siis üldhariduskoolis tõesti lasteaial on see erisus, et kui me peame silmas siis raske ja sügava puudega lapsi, kelle kohta lasteaial on olemas siis need muud objektiivsed andmed, on see siis puudeotsus või eriarsti hinnang, saavad tegelikult tõhustatud verituge rakendada ka ilma koolivälise nõustamismeeskonna soovituseta, märkides siis need vastavad tugiteenused ja tugimeetmed, mis nende muude objektiivsete andmete pealt siis on tuvastatavad. Et ma siinkohal praegu pikemalt ei peatuks. Marko, sõna sulle tagasi. Aitäh. Ma näitan nüüd veel sellega meil see õpilaste või laste või õpilaste osa lõpeb, aga meil jäi vaatamata veel üks slaid tegelikult. Ma näitan selle ikkagi ära, kui ta juba meil on. Kas sa palun paneksid oma just. Aitäh. Ja see nüüd puudutas ametikohti, et kui me enne alustasime sellest, et meil on need erinevad asutuste lubade liigituste muudatused, lastega seotud, laste andmetega seotud muudatused. Marko, me nüüd jälle ei näe seda hästi, seda slaidi. Nüüd on hea. Aitäh. Et kuna ma selle eraldi välja tõin, siis me peaksime selle ikkagi välja näitama. Ei, see mõttes ei tähenda see nii, nagu ma ütlesin, mitte midagi muud, kui me oleme ametikohtade klassifikaatorisse lisanud siis 2 uut väärtust, abiõpetajad ja lapsehoidjad. Ja nende andmed on võimalik samadel alustel EHIS-isse kanda nagu tavaliste õpetajate puhul. Ja siin on nüüd erinevad põhimõtted, millal siis midagi teha. Ja tugispetsialistide puhul me seda näitasime, et sinna on siis lisandunud psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Nii palju ametikohtadest. Jah, juba tegin veel ühe slaidi lihtsalt meeldetuletuseks, tagasivaatamiseks jälle seesama EHIS-e kasutusjuhend, meie piibel. Sinna me kogume kogu tarkuse koos viidetega õigusaktidele ja muule, et ta oleks ühes kohas, et ei peaks neid asju erinevatest kohtadest otsima. Teine on see ülemineku aeg. See on küll järgmise aasta august, aga nagu ma ütlesin, need tegutsemise kohad me toome lähima paari nädala jooksul sinna lubade juurde ja loodetavasti saate neid hakata ikkagi ka korrastama, nii et meil võib-olla sügise jooksul võiksid need ikkagi korda saada. Ja samamoodi siis rühmade osa. Aga see 31 on siis see viimane tärmin. See tegelikult üks asi, mis teil ütlemata, see tähendab seda, et peale seda 31. augustit 2026 tuleb juba näiteks erapidajate puhul, siis tegevusloa puhul, kui näiteks tegevuskoht muutub, tuleb seda teha läbi loa taotluse ja muudatuse. Kuni sinnani on üleminekuaeg, kus me olemasolevate lubade puhul tahame need tegutsemiskohad ära korrastada ja peale seda siis saab seda teha juba erapidajate puhul läbi tegevusloa muudatuse või siis omavalitsuse puhul me sellest hetkest alates küsime juba ikkagi ametliku omavalitsuse otsust, et me eeldame, et selleks ajaks on igal juhul
kõik andmed korras ja sealt edasi lõpeb ülemineku aeg ära. Ja alati soovitame küsimustega pöörduda EHIS-e kasutaja toe poole. Ma tõin need ka siia välja, need on ka EHIS-e avalehel kõige all ääs on alati olemas. Aga minu poolt suur aitäh. Aitäh. Ma panen nüüd salvestuse seisma ja kui kellelgi on küsimusi, siis